Tervist kõigile, kallid head kaasteelised, kallid head Kalevipojad, Kalevineitsid. Oleme alustamas kohe-kohe loengute sarja esivanemate tuultes esimese loengupäevaga ja esimeseks loenguks ongi siis Virko Kase poolt Tarapita jälgedes mööda vedalikke radu. Aga enne veel paar sõna minu poolt. Minu nimi on Marek Laimets ja minu kaasteeline siis Virko Kask ja me esitleme täna teile. Räägime neid jutte, mis oleksid teile vaja teada seoses meie esivanematega ja meie pärimustega ja meie juurtega. Ja võib-olla äkki ongi esialgu siis minu poolt kõik, et annan sõna üle Virko Kasele ja ole hea, Virko. Aitäh, Marek, ja tere õhtust minu poolt ka. Nagu ma aru sain, meil on Marekiga, ma loodan mõlemal üsna sisutihe materjal, nii et me aega ei venita. Hakkame kohe pihta. Et infot tuleb palju minu poolt, nii et olge valmis, olge tähelepanelikud. Mina räägin teile siis sellisel teemal nagu Eesti muinasajalugu, Eesti muinasusund, miks mitte ka tegelikult tänapäeva usund. Ja kuidas see kõik on siis hüpoteetiliselt seotud vedaliku kultuuriga, vedadega, vedaliku maailmaga. Et selline huvitav teema. Et minu enda juurde tuli ta siin 2-3 aastat tagasi, võib-olla isegi natuke varem. Ja alguses ma natuke põiklesin vastu, aga elu kuidagi korraldati niimoodi, et seda infot hakkas juba rohkem ja rohkem mulle tulema. Ja lõpuks ma olen jõudnud sellisesse staadiumisse, kus ma pean seda lihtsalt hakkama endasest välja andma, muidu seda on liiga palju. Ja mida võib öelda võib-olla alguseks on siis see, et see on mu jaoks olnud jah üllatav, kui laiali see kõik võib minna ja kui paljudest erinevatest kanalitest võib seda infot mingi hetk tulema hakata. Ma tahtsin alguseks küsida teie käest sellist asja, et te tõenäoliselt kõik läbi interneti leidsite selle info siia üritusele ja tõenäoliselt olete näinud seda Mareki tehtud toredat fotot suvisest Saaremaast. Et ma lihtsalt huvi pärast küsin ilma Mareki kommentaarideta selle pildi all, kui paljud teist nägid sellel pildil jalajälge või ütleme inimese jalga. Tõstke käsi, kes nägi. Üks. Okei. Mu järgmine küsimuseks olnud see, et kui paljud teist nägid sellel siis nõrgema jalga. Tõenäoliselt. Jah, et seelik on meil täitsa siin olemas. Et väga suure tõenäosusega on tegemist siis naisterahvaga suuremat kasvu, kes astub Saaremaa pinnale. Aga miks ma seda räägin, on see, et loomulikult ma ise ka ei näinud seda jalga. Aga kui ma lugesin alt Mareku kommentaari, siis oli ilmselge, et siin on näha jalg ja see seelik ja kõik. Ehk siis teisisõnu, mis ma tahan ütelda, on see, et sageli on niimoodi, et siin maailmas on palju asju, mis tegelikult on meie ümber, reaalselt eksisteerivad. Aga kuna meil pole nii-öelda silma, kuna meil pole teadmisi, siis me lihtsalt ei näe neid. Ja pärast seda, kui mina olin seda pilti vaadanud, hakkasin ma ka taevast nägema erinevaid kujusid. Tuleb välja, et iga päev on seal erinevad sümbolid meie jaoks. Ehk siis teisisõnu, see sama teema, millest ma räägin teile, need vedad ja sellega on sama asi. Et kui me oskame sellele tähelepanu pöörata ja meil on mingid teadmised sellest, siis me hakkame seda lihtsalt enda ümber nägema. Sellest ma proovin teha natuke täna rääkida.
mõne sõnaga veedadest. Ma pikalt ei peatu nendel, kuigi nendest võiks väga palju rääkida, aga lühidalt on tegemist siis teadaolevalt inimkonna käes olevate kõige vanemate kirjalike allikatega. Nad on kirjutatud sanskriti keeles ja sõna iseenesest veda sanskriti keeles tähendabki teadmised. Ehk siis need on teosed, kus on väga suures koguses kõiksugu võimalikku infot inimkonnale. Kuidas oma elu korraldada, kuidas mõelda, kuidas lapsi kasvatada, kuidas oma keha eest hoolitseda, kuidas tantsida, kuidas laulda, kuidas sõda pidada ja nii edasi, nii edasi. Seal on väga palju erinevat infot. Ja veedade maht on väga suur. Ma siin tegin huvi pärast enda jaoks ühe sellise väikese graafiku, et te saaksite kas või mingisugusega ettekujutuse, millest me räägime. Siis siin on sõnade arv erinevates teostes. Et kui ma Kalevipoest pihta, siis Kalevipoeg, Kalevala, Koraan, Edad on enam-vähem ühe pulga peal oma mahult. Suhteliselt väike vahe. Et kas me võtame värsid või võtame siis sõnade arvu, et see tulemus enam-vähem sama. Samas Edad on osaliselt kirjutatud proosana. Et selles mõttes ta annab lihtsalt ühe väikse pildi sellest. Ja samamoodi näiteks siis Homeruse eeposed, siis Ilias ja Odysseia on natukene mahukamad ja Piibel on meil siin siis natukene veel mahukam. Ja siin kõrval on siis praegu alles olev nii-öelda reaalselt eksisteeriv veedade maht. Veedad on ka kirjutatud osaliselt proosas, aga suurem osa on ikkagi värssides ja nende värsside arv on suurusjärk kuskil 600 kuni 800 000. Et ta natukene oleneb ka, et need värssid on väga erineva pikkusega. Ja lisaks on need veedad tegelikult enamus teoseid on lisaks värsile on ka kommentaarid, mis tähendab seda, et see reaalselt see maht nii-öelda raamatuna on päris suur. Ja seda isegi ühe eluea jooksul nii-öelda läbi töötada niimoodi, et sellest veel aru saada, on päris keeruline ülesanne. Et minu teada isegi maailmas on päris mitu instituuti, kes teaduslikel alustel uurivad neid veedasid. Hüva, ma tulen enda veeda juurde tõenäoliselt tagasi mitu korda. Aga lühidalt jah, nad on väga väärtuslik infoallikas, kus on tegelikult julgeks väita, et kõik vajalik, mis inimkonnale vaja on. Nii, aga nüüd ma lähen siis kohe, hakkan seda asja siduma siis Eestiga, kuigi algus võib see natuke arusaamatu olla. Siin on siis tegemist veedades, siis ütleme niimoodi, et veedaliku panteoni 3 sellise põhilise juhtfiguuriga. Et siit vasakult poolt alates siis on meil tegemist siis Brahmaga, Vishnuga ja Shivaga. Ja kui neist eraldi rääkida, siis Brahma on selle universumi looja, on nii-öelda meie esi isa. Ehk siis näete, kinnitus saab fakt, et ta on habe ees. Ja Brahmal on siis 4 pead. Ja vastavalt siis igale veeda jaotusele algselt siis on tal 1 pea, kuigi alguses oli ainult 1 veeda. Aga mingil hetkel, kui hakati mõistma, et me degradeerume siin planeedi peal, siis selline isiksus nagu Srila Vyasadeva redigeeris selle algse teksti ja lõi selle alusel siis 4 algset vedalikku teksti, milleks on siis Rigveda, Samaveda, Atharvaveda ja Yajurveda. Need on siis põhilised 4 algset teksti. Ja Brahma siis see 4 pead siis sümboolselt esindab igat seda algset vedalikku teksti. Nii et siis Brahma on meil looja. Tema on see, kes loob. Siis Vishnu on siis vedalikus panteoonis, siis võib niimoodi öelda, et siis meie mõistes kõige kõrgem Jumal. Et kuna vedalik kontseptsioon on selline, et Jumal on tegelikult 1,
siis just nimelt Vishnu on see isiksus, kes esindab siis meie jaoks Jumalat nii-öelda absoluutsel kujul isiksusena. ja kui Jumal nii-öelda on tööl, hoiab alal seda maailma, siis on ta Vishnu. ja siis, kui ta on oma pere juures, suhtleb oma sõpradega, mängib oma mänge, siis on ta Krishna. nii lihtne see ongi. et samas Brahma on meil surelik, et teda me nimetame pooljumalaks. et veedalikus panteoonis nimetatakse siis neid, kes on vähegi materiaalse maailmaga seotud, need on kõik pooljumalad. ja samamoodi on siis Shiva, kes küll asub natukene teisel kategoorial, sellepärast et ta ei ole nii pooljumal kui ka ta ei ole ka siis nagu absoluutne jumal. et tema on nagu täiesti eraldi kategoorias. ja Shiva on siis see, kes põhimõtteliselt pärast asjad kokku pakib, kes siis hävitab selle universumi, selle eksistentsi materiaalse. selleks, et see saaks uuesti tekkida. sest veedalik aja arvamine on tsükliline. kõik tekib, eksisteerib mingi aja, lõpuks kaob ja uuesti ja niimoodi lõputult, need on neid tsükleid. nii et meil on siis siin nii-öelda looja, alalhoidja ja hävitaja. aga me peatume natuke selles loos pikemalt praegu Shiva, sest Shiva on meil kaasa, kelle nimi on Sati. siis Shiva on siin oma kalli kaasaga. Neil on suur armastus. ja neil oli selline kurb lugu, et Sati on isa. Sati isa nimi on Daksha. ja Daksha on selline tuntud teemon siis, kes oli suur, teeman võib-olla isegi natuke palju ütelda esialgu, et igatahes ta oli väga materiaalsete huvidega. tal oli valitseda suur kuningriik, ta oli väga võimukas, väga varakas ja väga suurte eeldustega. ja Sati oli tema tütar. ja kuna siis Sati nii-öelda armus sellisesse tegelasse siis nagu Shiva, siis oli see tema isale, Dakshale väga vastuvõetamatu. sellepärast, et Shiva näeb välja suhteliselt selline mitte tsiviliseeritud, et ta määrib ennast krematooriumi tuhaga kokku, käib sageli paljalt ringi, sageli on ta meditatsioonis kuskil hoopis ära. enamus ajal ta veedabki metsas mediteerides siis Jumala kõrgemale isiksusele. ja see Dakshale üldse ei istunud. ehk teisisõnu, Daksha nii-öelda ei sallinud oma vaimest. ja ühel päeval siis jõudis see asi seal nii kaugele, et Daksha hakkas korraldama ühte suurt ohverduspidu. et veedalikus traditsioonis korraldatakse selliseid suuri ohverdusi. ja ta kutsus sinna kokku siis kõik pooljumalad, kõik tähtsad tegelased, kes kõikvõimalikud sellel ajal olemas olid, kaasa arvatud siis ka pühakud, brahmanid ja nii edasi. aga oma tütart siis Satit ta sinna ei kutsunud. just sellepärast, et see Sati käis läbi siis Shivaga, kes Dakshale ei meeldinud. aga Sati loomulikult teada saades sellest oli väga huvitatud sinna minemisest. ja ta tahtis sinna väga minna. ja ta hakkas siis Shivale peale käima, et ma tahaksin sinna ikkagi minna, sinna peole. et seal on kõik mu ema ja õed ja ta oli Daksha kõige noorem tütar. ja Shiva ütles alguses, et ei, et see ei ole hea mõte. et kui sa sinna lähed, kõik läheb nii nagu alati. et su isa solvab sind, õigemini solvab mind ja kõik lõpeb halvasti, parem ära mine. aga Sati oli sellist naiselikku otsusekindlust täis ja lõpuks ta ikkagi sai siis Shiva heakskiidu. ma tulen selle momendi juurde veel tagasi, et kuulake tähelepanelikult. ja Daksha läks siis, Sati läks siis oma isa korraldatud suurele jagjale ehk siis ohverduspeole. siin on illustreeriv pilt sellest. et siin on siis meil Sati, siin on siis Daksha, siin on siis ohvrituli, kus siis visatakse erinevaid ohverdusi, anda neid. ja läkski nii. ehk siis
see olukord kujunes seal niimoodi, et lõpuks ikkagi Sati isa ei pidanud vastu ja ta ütles siis kõigi ees avalikult välja, mis ta sellest väimehest arvab. ja neil läks seal väikeseks sõnavahetuseks tütrega, kuni siis lõpuks tütrel kannatus katkes ja ta otsustas endalt elu võtta, sest et see solvang oli niivõrd suur olnud juba tema kalli mehe suunas. ja siis Sati võttiski endalt siis nii-öelda elu. noh, seda liilat või seda lugu, see on takša hea keel liila, kutsutakse seda vedades. seda lugu räägitakse paljudes puraanades, et see on selles mõttes, et ta on väga autentne, väga tuntud lugu vedalikus kultuuris ja igas puraanas on omad sellised väikesed nüansid. tegelikult see on pikk lugu, seda võib tund aega rääkida, ma arvan vähemalt. ma proovin teile sellise lühikese versiooni teha. et mõnes versioonis siis Sati läks metsa ja võttis seal endal keha. siin pildil on teda kujutatud siis, et ta tõstis siis oma tule ja pani ennast siis sisuliselt põlema, et vanasti joogid olid selliseks aktiks nii-öelda võimelised. no igatahes, nii kurvalt see asi lõppes seal ja näete siin taga on siis Sati ema ja õed, kes on siin lausa minestanud selle peale. ja kui Shiva sellest kuulis, temani jõudis see kuuldus, loomulikult ta sattus väga suurde segadusse ja ta tuli kohe kohale sinna ja hakkas oma kallist Satit otsima. ja ta käis mööda metsa, otsis teda seal, hüüdis teda erinevate nimedega. üks nendest oli ka Kali muuseas, siinsamas on kaasas siin Brihat Dharma Upapurana. siin on see lugu sees, siin on räägitakse, kuidas Shiva käib ja hüüab Kali, Kali oma kallist naist siis otsib. ja lõpuks ta leidis ta ülesse, võttis tema surnukeha oma kätele ja hakkas tantsima suures segaduses, kurbuses, leinas. ja ta tõstis seda keha vahepeal üles, vahepeal lasi alla ja ta sattus selle tantsuga nii suurde hoogu, et me teame, et kui Shiva hakkab tantsima, siis ta muutub Natarajiks. ja Nataraj on siis see, kes hävitab selle eksistentsi, selle universumi. ehk siis ta muutus Natarajiks ja maailmas universumis hakkasid väga halvad märgid. oma lokkidega ajas ta tähed sassi, mäed tema liikumisest hakkasid ka kõikuma, liikuma, et olukord läks juba väga hulluks. ja selle peale pooljumalad muutusid murelikuks ja tulid kohale ja kutsusid sinna Vishnu. meil on kõik need tegelased juba tuttavad, eks ole. Vishnu siis isiklikult tuli seda olukorda lahendama, sest et Shiva nii-öelda energia oli niivõrd võimas, et ta juba hakkas mõjutama kõike seda eksistentsi siin. ja Vishnu lahendas selle asja väga kavalalt. Vishnu siis üks relv on Sudarshana Chakra ehk siis selline ketas, mis on tegelikult siis aeg, mille abil siis Jumal kontrollib seda maailma ja ta reguleerib kõike, mis siin toimub. ja selle Sudarshana Chakra abil ta lõikas selle Sati keha tükkideks. et jällegi erinevad andmed, ma olen lugenud siin ühe India professori uurimustööd, kus ta on väga põhjaliku ülevaate andnud nendest kehatükkidest siis. et keskmine arv, mis nende kohta öeldakse, on 51 tükki. kuni siis 108 tükkini välja. et igatahes nende kehatükke oli siis mitukümmend. ja siis puraanades on öeldud siis, et need kehatükid kukkusid suure vahemaa tagant maa peale. et see tegevus käis siis kõrgemal. ja need kohad, kuhu need Sati kehatükid kukkusid. näete, siin on Indias ka üks selline kuju siis, kus Shiva siin Satiga siin kõige kohalik võtab ta jalgadelt armu nii-öelda. Need kohad, kuhu need Sati kehatükid kukkusid, neid kohti nimetatakse pithadeks. Shakti on siis sanskriti keeles energia ja pitha
on siis koht, iste, altar, tempel, pühamaa põhimõtteliselt. nii et siis neid Shaktipītasid on siis siin maailmas kuskil siis 50 kuni 108 erinevatel andmetel. Osa neist kukkus ookeanisse, aga suur osa kukkus neid siis ka mandri peale, nagu maa peale. Et ma usun, te juba aimate, kuhu ma sihin, jah. Nii, edasi ma räägin teile ühe vaheloo nüüd siin, kohe me võtame selle asja kokku. See info, mis ma teile nüüd räägin, ei ole siis nii-öelda autentsetes, mitte autentne on vale sõna, ta ei ole siis nii-öelda sellistes algsetes vedalikes tekstides. Aga see on selles mõttes autentsel põhjal nii-öelda arendus sellele loole ja see versioon on levinud siis rohkem selliste šaktismi ja tantristide hulgas. Et see on siis Shakti tantrates on kirjas need lood väga detailselt. Mäletate seda hetke, kui Sati tahtis seal minna ja Shiva ei lubanud talle. Siis mis Sati tegi? Ta võttis kasutusele kõik oma naiselikud võimed ja kehastus 10 erinevaks isiksuseks. Et selleks on võimalused siis tõenäoliselt ainult naisterahvad oma energiaga, kus on siis esindatud kõik viha, ilu, kogu skaala, mis võib olla kogu sellel materiaalsel energial. Ja need 10 siis kehastus Satil on siin järjest, nende järjekord on ka oluline. Kõige esimene, kelleks ta ennast siis laiendas, on Kali. Mitte Kali, vaid Kali. Sanskriti keeles esimene on pika, topeltaaga. Ja teine on Tara. Tara siis on nagu Kali, järgmine aste. Siin nad järjest lähevad. Ehk siis Kali, Tara, Tripura Sundari, Puneshvari, Pairavi, Chinnamasta, Tumavati, Pagalamukhi, Matangi ja Kamala. 10 tükki. Ja nad suutsid avaldada siis Shivale sellist mõju, et Shiva ütles, et okei, mine, aga sa teed seda omal vastutusel. Et mina olen siin toimetanud. Nii, ja nüüd me tõmbame see otsad kokku sellel lool. Näete, need kohad, kuhu need Sati keha tükid kukkusid, need on pitad. Ja vastavalt sellele, millist tasamahaviidjat selles kohas kummardatakse, vastavalt sellele saab see pita nime. Vastavalt on ta siis Kalipita, Tarapita, Sundarapita, Turgapita, Satipita ja nii edasi. Et see Tarapita on siis põhimõtteliselt püha paik, puhkekoht, kus Jumalanna, Tara konkreetselt siis eksisteerib igavesti. Ja Kalipita on vastavalt koht, kus saab alati minna Kaaliga suhelda, sest et ta on seal. Meie eestlaste jaoks on siis Kaali järv, eks ole. Saaremaal Kaali meteoriit, mis siis me teame, paljude arheoloogide hinnang on selles ja ajaloolaste, et see on meil püha koht, see on ohverduskoht, seal oli kunagi, see oli piiratud taraga, seal elasid siis tõenäoliselt brahmanad või siis preestrid, kes seal siis tegid seal kombedaritusi, et seal nüüd arheoloogilised väljakaevamised seda näitavad. Idee sellele tõenäoliselt, tõuk andis sellele tõenäoliselt Lennart Meri siis, aga igatahes praegu me võime lugeda isegi, ma lugesin üks gümnaasiumi ajalõpikus, on selline versioon meil kirjas. Nii veel. Sellega seoses võib-olla, ma räägin, et siin on neid nüansse on palju, aga üks selline väike huvitav kõrvalepõige vahepeal, enne kui ma lähen siis Tarapita jälgedele, nagu pealkiri lubas. Siis oli seal selle loo lõpus oli veel üks selline nüanss, et kui Shiva oli sinna saabunud sellele jaage kohale ja teades ja aru saanud, mis seal toimus, siis sellel oli eelnenud tegelikult see, et selles samas Pirhat Dharma Upapuranas on selline huvitav nüanss, et
Taksha, tähendab Sati palus Takshat oma isa, et ta ütleks midagi kenamat nii-öelda oma mehe kohta. Ja ta palus, et ta ütleks vasta, jah, et nagu õnnistada teda. Aga isa mängis seal sõnadega, mängis silpidega ja isa ütles stava, 2 silpi tõstis ümber. Stava tähendab oinas. Ja selle tulemusena ta sai selle Sati needuse ja selle samal hetkel asendus tema kena inimese pea oina peaga. Taksha tähendab muuseas ekspert. Ja ma olen kuulnud üks vaimnõpetaja, et ta oli seksi ekspert, sest ta oli tohutult palju lapsi. ta oli 1000 lapsi. Nii et näete, siin on siis, liiga vara hakkas rääkima, vabandust. Ja ühesõnaga siis Taksha käib seal ringi nüüd oina peaga, kujutage seda ette, on ju. Aga Shiva samal ajal kehastudes siis Virabhadraks, näete siin, see on siis Shiva selline viha energia, hävitusenergia. Ta korraldas sellel ohvripaigal täieliku kaose, seal pead lendasid, sõna otseses mõttes. Ja edasi järgmine tseen siis oli see, kui siis lõpuks Shiva oli maha rahunenud, kuna see Sati kehatükid kukkusid maha, siis ta kohe rahunes. Et Vishnu lahendas selle olukorra väga kavalalt. Ja kui see rahunenud Shiva lõpuks ka tuli sinna sellele Jaanuplatsile ja kohtas seal siis Takshat, siis Taksha oli oina peaga. Aga isegi oma oina peakesega oli ta lõpuks aru pähe võtnud ja saanud aru, millised vead oli teinud, millised solvangud oli teinud. Kogu see liila tegelikult, kogu see lugu on just sellest, et kui ohtlik on teha solvanguid. See on nagu kontsentratsioon selle loo mõttest. Et me oleme hästi ettevaatlikud, kui me solvame teisi inimesi, teisi elusolmeid. Ja siin siis oina peaga Taksha palub siis andestust Shivalt, ütleb, et ma mõistsin, mida ma tegin valesti. Palun mulle andeks. Ja Shivalt ta saab need õnnistused. Ja ta saab oma inimese pea tagasi, et ta saab eksisteerida siis nii-öelda õnnelikuna. Niivõrd kuivõrd siis elu lõpuni. Aga miks ma selle loo siia vahele pilkisin oli see, et ma just lugesin üht huvitavat mõistendit Saaremaast siis Kaali kraatrist, kus siis vanarahvas kunagi otsustas ära mõõta, et kui sügav see kraater on. Toodi siis kodus pott, seoti sinna nöör taha, lasti see pott Kaali kraatri põhja, lasti, nöör sai otsa. Küla peal rohkem nööre polnudki. No hea küll, tõmbame üles tagasi. Tõmbavad üles tagasi poti ja potis oli oinapea. Siuke lugu. Teine asi, mis ma leidsin on, et meie siis sugulasrahvas väga lähedane vaidalased, et nende muistendites, nende pärimus, rahvapärimuses on olemas siis selline informatsioon, et nendel siis kombetalitustel oli kombeks tuua siis just nimelt oinapäid sellele ohverdusele. Et kui nad tegid siis ohverduspidusid, siis nad ohverdasid seal oinapead. Ma praegu nende seostega piirduks, kuigi mul on neid seoseid tegelikult kogunenud siin suurel hulgal. Lihtsalt täna kahjuks või läheme seda teed, et ma lähen praegu siis nii-öelda etnogeneesi teed, et ma hakkan siis rääkima, kuidas selline asi üldse on võimalik. Et kui ma olin esimest korda nende pitade kohta lugenud, taarade pita kohta ja seda lugu üldse vedadest, siis ma läksin ka internetti esimest korda elus umbes teadlikult vaatama, et kes see taara siis meie jaoks on. Ja mis siis eestlased on temast arvanud ja kirjutanud. Ja me teame, et seda teemat on käsitletud ju tegelikult paljude nii-öelda mõtlejate poolt meil. Siin Lennart Meri, Urmas Sutrop ja nii edasi. Ja ma siis leidsin, et vähemalt 3 meil siis persooni on siis ka nii-öelda internetis komistanud nende lugude otsa ja need oma raamatus isegi ära fikseerinud. Ehk siis üks nendest on Ilmar Soomere, kes siis oma Taarapita sellise väikse raamatukeses, mis küll vist ei ole paberikujul ilmunud, aga see on internetist on see leitav. Ka ta toob selle versiooni, räägib seda lugu
samamoodi Riina Greitel Leppoja, kelle siis nii-öelda jumala naisaspekti puudutav raamat käsitleb ka sedasama lugu ja ka Aleksander Heintalu ehk siis Vigala Sass mainis seda varianti. Aga kõigi puhul on ta nagu teatud mõttes nagu piirdunud selle fakti konstanteerimisega. Et selline asi on olemas. Ja lihtne on tembeldada nii-öelda pseudoetümoloogiaks ehk et see on tõenäoliselt mingi sõnade kokkulangevus ja jätada sinna paika. Aga see, mis ma täna üritan teha, ma üritan siit nüüd edasi minna. Ma üritan siis ühesõnaga näidata, millised on olemas meil nii-öelda andmed selle asja kohta, et kas see on reaalne või ei ole, et see asi on seotud nüüd Tara Pitaga, see lugu. Nii et järgmine suure osa ajal oma loengust ma siis tutvustan teile meie kaasaegset etnogeneesi ehk siis seda, kuidas praegu tänapäeval teadlased ja arheoloogid ja geeniuurijad, keeleteadlased, antropoloogid ja edasi, kuidas nad siis käsitlevad seda meie siia tulemist rahvusena, eestlasena ja millised andmed meil selleks olemas on. Aga kuna meie ajame siis järge täna õhtul siis nii-öelda veedadele, sellele versioonile, siis ma esimese asjana hakkaski sealt otsast pihta. Näete, siin on mul internetist varastatud pilte sellest, et millised on nüüd selle meie viimase aja ehk siis pärast selle viimast jääminekut esimesed sellised suuremad tsivilisatsioonid. Et teadupärast siis jää läks meil siit kuskil 12 000 aastat tagasi, erinevatel andmetel oleneb ka regioonist. Ja samamoodi oli külm, oli ka siin meie lõunaaladel siin loomulikult, et ka siin oli jahedam. Ja esimesed tsivilisatsioonid, mis meil siin siis tekkisid, oli siis Egiptus, oma vaaraude ja muu atribuutikaga, kuni lõpuks siis ka püramiidideni ehitamiseni ja nii edasi. Niilusjõe orus, siis Mesopotaamia tsivilisatsioon, Tigrise ja Eufrati jõe orus, siis siin Pärsia lahe otsas, kus siis hiljem kujunes välja siis see sumerlaste, Sumera vastupidi. Sumer oli enne. Teeme nii, see ei ole nii oluline hetkel. Kuigi ma olen lugenud ausalt teistpidi informatsiooniga, aga teeme nii. Ja kolmas tsivilisatsioon on siis siin suurem on siis nii-öelda Induse oru tsivilisatsioon. Ja neljandana on siin kaardil ka Hiina siis kollasjõe oru tsivilisatsioon, aga see nüüd tõele auendas tekkis küll veidi hiljem. Nii et me jälgime siis praegu seda kolme tsivilisatsiooni. Ja ma ei hakka siin korraldama mingit konkurssi ega võistlust nii-öelda kumb oli ennem. Et põhimõte lihtsalt on selles, et me teame väga hästi, võime igalt poolt lugeda Egiptuse tsivilisatsiooni kohta, me võime päris palju lugeda Mesopotaamia tsivilisatsiooni kohta, aga suhteliselt teenimatult tähelepanetu on jäänud just nimelt see Induse Sarasvati jõe oru tsivilisatsioon. Et ma põgusalt räägin ka, miks need põhjused on, miks ta on praeguse ajaloo käsitluses ja üldse inimeste teadvuses natukene tähelepanetu jäänud. Aga igatahes ajaliselt olid nad enam-vähem samal ajal, kuigi on andmed, et see Induse tsivilisatsioon oli ikkagi 1000 aasta võrra varem. Aga ma ütlen veel kord, et see läheb selliseks, kes kust mättaotsast seda asja vaatab ja lõppkokkuvõttes võib-olla see hetkel ei olegi nii oluline. Pigem, miks ma sellest Induse oru tsivilisatsioonist räägin, on see, võt see on nüüd see koht, kust on siis pärit nii-öelda veedad. Et see sama lugu, mis ma teile rääkisin, et see tsivilisatsioon on siis veedad nii-öelda hoidja olnud meie ajal. Ja seal oli siis sellel ajal 2 suurt jõge, oli Sarasvati jõgi ja oli Induse jõgi. Sarasvati jõge tänapäeval enam pole, kohe räägin ka, mis sellest sai. Induse jõgi on ka liikunud, ühesõnaga see pilt nüüd on taastatud siis sellest ajast, kui oli see tsivilisatsioon
sel ajal, kui seal siis inimesed asustasid seda muistsel ajal. ja need olid väga võimsad jõed, siin oli väga niisugune viljakas maa. Sarasvati jõgi oli 1500 kilomeetrit pikk, on taastatud siis praegu siis aerofotode pealt ja siis pinnaseuuringutest on tehtud kindlaks, kus ta seal voolas. Ta oli 3-15 kilomeetrit lai, nii et tegemist oli väga võimsa veeallikaga. ja seal siis arenes välja tsivilisatsioon. Ma olen siin mõned faktid lihtsalt noppinud kokku, et saada väikene pilt, millega seal tegemist oli. Ehk siis Rik Veda, ma mainisin teile see 4 Vedat. Rik Veda siis on, ta loetakse nagu kõige algsemaks, kõige põhilisemaks tekstiks algses. Rik Veda räägib Himalaja liustike sulamisest ja räägib, kuidas tekkis siis 7 vägevat jõge Saptasindu, et umbes 10 000 aastat tagasi. No see oli siis, kui jää läks, siis tekkis see elus. Et Rik Vedas on seal fikseeritud, et selline info on seal olemas. Siis on leitud siis Tiranast arheoloogiliste väljakaevamiste käigus luustikke, mille vanus on siis 9000 aastat enne meie aega. Ehk siis sellest ajast on seal inimesed olnud. 7000 aastat enne meie aega Induse Sarasvati piirkonna Meerkarhi elanikud kasvatavad otra, kasvatavad lambaid ja kitsi. Nad ladustavad teravilja ja ehitavad päikses ja küpsetatud mudatelistest hooneid. 6500 aastat enne meie aega. Rik Veda värsid. Miks ma neid vedasid sisse toon just sellepärast, et selle üle on tegelikult vaieldud ja öeldud, et vedad ei ole sealt pärit ja nii edasi. Aga ma lihtsalt mõned sellised faktid, et kus on vedades, on selle tsivilisatsiooni nii-öelda areng on teatud mõttes kirjas, kuigi vedad ei ole ajalooline teos. Ta ei ole nagu kronoloogiliselt selline eesmärk, vedadel on teine eesmärk. Aga Rik Vedas on siis värsid, mis ütlevad, et talvine pööripäev algab kirjeldavate sündmuste ajal jääras, mis siis on siis välja arvutatud, et oli siis 6500 aastat enne meie aega, mis tähendab seda, et Rik Veda räägib sündmustes, mis toimusid 6500 aastat enne meie aega. Vot selline vanus on vähemalt siis nendel vedadel. Ja 5000 aastat enne meie aega Meerkarhi asula leiud, keraamika, 1000 väikesed savist naise kujud. Ja seal on üldse palju infot on selles suunas, et just nimelt see jumala naisaspekt ja nais siis ema aspekti nii-öelda kummardamine, et see oli nagu, oli nende selle tsivilisatsiooni seas, see oli suhteliselt levinud. Nii, 5000 aastat enne meie aega Induse Sarasvati tsivilisatsiooni algus Harappa ja Mohenjo-Daro asulates. Majadest on leitud siis tellistest tuleohvertuse altarid. Sellised nagu nad vedalikus kultuuris olid. Nägite seal samas Takšajagel oli ka see altar. Et sellised olid siis inimestel personaalsed. 3928 enne meie aeg, 25 juuli, Rik Vedas mainitakse päikesevarjutust. Jällegi faktiline tõestus vedade sündmuste ajalise aja kohta. Nii, 2700 enne meie aega huvitav arheoloogiline leid Shiva Pashupati, loomade jumala pitsat. Ehk siis neid pitsatid, need olid sellised väikesed pitsatid, mis olid siis esimesed nii-öelda kaubamärgid. Et mis ta siis on? 5000 aastat enne Coca-Colat oli siis olemas juba bränd. Et see pandi siis oma selle kauba peale nii-öelda pitsatina. Ja neid on leitud palju, neid on Mesopotamiast leitud, neid on leitud selle Induse-orust, et see kaubavahetus selle juba käis. See on siis selle Induse-oru päritolu, et siin on Shiva, kellel on siis see Trishura, see relva sümbol siin. Ta on 3 pead, Shivat kujutatakse väga sageli 3-pealisena. Ta on jooga ascendis ja Shiva on siis Pashupatina on siis loomude jumal. Nii et tõendusmaterjal selle kohta, et 2700 enne aega oli Shiva seal meil juba teada. Nii, 2600 aastat enne meie aega. Induse Sarasvati oru tsivilisatsiooni kõrge aeg.
proovige need aastad meelde jätta, 2600 oli siis see, kui see oli see nii-öelda kõrgperiood seal. Mohenjo-Daros elab umbes 50 000 inimest, mõnedel andmetel ma lugenud isegi 100 000, aga see 50 on ilmselt reaalsem. Ja on vähemalt 4 sama suurt linna, noh siin Harappan oli juba nimetatud korra. Ja kokku oli seal üle 1000 asula. Et enamus neist asub, no tegelikult seal on enam-vähem pooleks, isegi on Pakistani ja siis Loodre-India alade on see territoorium, ma näitan teile varsti kaarti ka. Ja kuidas seal Mohenjo-Daros see elu käis siis sellel ajal, kui tulete meelde, et Euroopas oli meil kiviaeg, meil siin käisid ringi kütid korilased, siis seal elati niimoodi. Tsentraalne kanalisatsioon, kusjuures vihmavesi ja reovesi oli eraldi, see oli kaetud plaatidega, nii-öelda kaetud, mitte nii nagu tänapäeva Indias, kus võib külades näha, et kanalisatsioon jookseb lihtsalt niisama. Vannid ja loputusveega tualetid majades. 10 meetri laiused tänavad, üldkasutatud ujumisbasseinid, näete, siin on näha väljakaevamistel, siin oli siuke bassein, kus siis inimesed käisid ujumas. Majad olid tavaliselt sellised 2-3 korrusesed, mitte väga kõrged. Kaevud olid pea igale majale ja oli selles riigis, selles tsivilisatsioonis oli väga selgelt tsentraalne juhtimine, oli standardiseerimine, olid oma kaalusüsteem, näiteks ehitusmaterjal, telliskivid, kõik olid nii-öelda standardile vastavad. Et kõik erinevad selle kultuuri asulad, me näeme, et on kasutatud neid samu standardeid. Et tõenäoliselt seda kogu tsivilisatsiooni juhistasid nii-öelda tsentraalselt. Samal ajal siis oli siis selle tsivilisatsiooni aladel elas 5 miljonit inimest, mis oli vaieldamatult suurem kui Mesopotaamia ja Egiptus. Ta oli kindlasti vähemalt sama arenenud, kui mitte rohkem. Ja see oli sellel ajal umbes 22% kogu maa elanikkonnast, mis oli siis 27 miljonit. Ehk teisisõnu, iga 4-5 inimene elas selle ajal Indusse Sarasvati jõevoru tsivilisatsiooni alal. Arenenud oli siis laevandus, kaubandus, sadamaid oli rajatud mööda mõlemad jõekalved ja ka ookeani ääres. Nii et ühesõnaga elu käis. Ja mis siis juhtus? 2200 enne meie aega. Ühesõnaga juhtus selline asi, et see tsivilisatsioon kadus. Samamoodi nagu kadus siis Egiptus, kadus Mesopotaamia. Ja sellel on erinevaid teooriaid, erinevaid hüpoteese, aga kõige usutavam tänapäeval ikkagi tundub see, et näete, 2200 algas siis nii nimetatud 4,2 kiloaastane kliimasündmus, mis on teadlaste poolt siis väga tunnustatud nagu versioon. Ma tean, seesama aasta ma lugesin kuskil Piisas, Itaalias käis üle maailma teadlased käisid koos arutamas, millised on siis arengud selle aja uuringul. Et miks ta on just oluline on see, et kui palju tsivilisatsioonid endaga siis nii-öelda kaasa võttis see sündmus. Mis on sündmuse käigus juhtus? Oli see, et teatud piirkondades toimus väga suur temperatuuri muutus. Ja igatahes selle tulemus oli see, et see Sarasvati jõgi kadus ära ja Induse jõgi kadus ka ära. Ja see maa, kus nad elasid, see muutus kuivaks. Ta ei kandnud vilja ja inimesed lihtsalt olid sunnitud sealt lahkuma. Ja niimoodi see tsivilisatsioon leidis ka lõpu. On veel lisatud siia versioon siis sellisest asjast, nagu on meil siis tektooniline nihe, siis teadupärast meie maa litosfäär koosneb siis erinevatest plaatidest, siin 15-20 suurt plaati ja need omavahel pidevalt liiguvad. Ja see üks plaatide piirijoon läheb täpselt sealt Himaalajate jalamelt, siis kus see tsivilisatsioon oli. Ja on teoreetiline võimalus, et siis kas siis maavärina või selle nihke tagajärjel need jõed lihtsalt kadusid sinna nihkesse. Aga see tsivilisatsiooni välja suremine on käinud pika aja jooksul. See ei ole toimunud siis nagu mingi 100 aastaga, et see on, võib isegi öelda seal mitmed 100 aastat, 500, isegi kuni 800 aastat. Et lõpuks siis kuskil 1500 oli ta juba sisuliselt kadunud sealt. Nii et rahvas hakkas sealt vaikselt ära minema ja inimene on selline tegeleb, ega ta enne ei lähe, kui asi läheb nagu väga halvaks. Et seal siis on arheoloogiliste leidudega on leitud, et inimesed on seal ikkagi siis olnud nii-öelda kurnatud lõpuks ja on lihtsalt jätnud kehad sellepärast, et on lihtsalt nälg olnud.
Muuseas, tähelepanu väärne võib-olla moment on see, et vaadake, kus meie siin oleme. Näete, jätke see meelde. Vot see ala on see, kus oli tohutu kuivus. Ja näete, siia alasse jääb siis see tsivilisatsioon, millest me praegu räägime. See ala oli tegelikult vastupidi. Seal olid siis tohutud üleujutused, meeletud vihmad. Millest see tekib, ma ei leidnud vastust. Aga vähemalt selline sündmus siis kliimamuutuses on fikseeritud maailma ajaloos, mis siis võisid need tsivilisatsioonid nii-öelda liikuma. Ja loomulikult rahvas rändas välja. Arvat oli, et ma olen ajaga lõhki. Ma puudutan põgusalt seda teooriat, mis on siis väga levinud tänapäeval. Ehk siis selle kohta, et nende selle tsivilisatsiooni alale tulid sisse siis nii-öelda aarjalased, valged, kes siis okupeerisid selle maa ja kes tõid sinna veedad. See teooria on väga levinud. Ma loen ette teile faktid. Aluse sellele teooriale pani Friedrich Max Müller 19. sajandil, kes siis oli koloniaalteadlane brittide poolt Indiasse tulnud, kes ise tegelikult 40 aastat hiljem selle ümber lükkas ja selle vastu rääkis, aga oli juba hiljem. Pall oli käima veeretatud ja see teooria levib siiamaani. Me võime selle kohta lugeda. Tegelikult on see üks suuremaid valesid tõenäoliselt, mida üldse inimkonna ajalugu on genereerinud kokku. Puuduvad igasugused arheoloogilised, antropoloogilised, keelelised ja geneetilised tõendid selle kohta, et sinna oleks liigutud. Vastupidi, sealt on liigutud välja. Veedades kirjeldatakse, ülistatakse korduvalt Sarasvati jõge, mis oli selleks ajaks kodunud, väidetavalt, kui need aarlased sinna tulid. Ehk siis Rik Vedas on väga palju värsse, kus siis räägitakse, kui lopsakas, kui viljakas see Sarasvati jõgi oli ja kuidas ta seda rahvastiku seal kõik toitis. Veedades ei kirjeldata mitte ühtegi teist elukohta väljaspool Indiat ja Induse Sarasvati oru alasid. Ei ole ühtegi märki võitlusest migrantidega, inimesed on lahkunud rahumeelselt. Ehk teisisõnu, seal ei ole mitte vägivallatullusid, ei ole, sõdasid seal olnud ei ole, mingit võitlemist seal ei ole. Inimesed on lihtsalt sealt ära läinud. Ja väga värsked uudised, meil on abiks tulnud siin geenitehnoloogia, DNA, mis lükkab praegu ajalugu ümber tasapisi. Ja näete siis 5. septembril ajakirjas Cell aruanne uurimustööst. Rakikaardi uurimusobjekt, see on siis üks asulatest siis selles tsivilisatsioonis. Käigus leiti, et Induse oru tsivilisatsiooni genoom pärineb populatsioonist, mis on Lõuna-Aasia suurimaid allikaid. Uuringu autorid näitavad ka, et elanikkonnal pole Euraasia stepi karjakasvatajate ega Anatoolia ja Iraani talupidajate tuvastatavaid esivanemaid. Ja siin siis see info selle geeni kohta näitabki seda, et näete, siin on siis Anatoolia, Iraan ja nii edasi ja ühesõnaga need, kust need võimalikud liikujad võisid olla, puudub täielikult see geneetiline osa. Et siin on siis see põlis India nii-öelda asupõtselt Lõuna-Indiast. Nii et Stephen Knapp oma raamatus ütleb väga hästi, võtab selle asja kokku. Pärast pikka põhjaliku analüüsi, tema ei ole ainuke muidugi, kes sellega on tegenud selle küsimusega. Inglased üritasid Indiat lõhestada ja vallutada, rikkuda vedaliku aarjalaste tsivilisatsiooni ja alavääristada kohalikku kultuuri, isegi kuni selleni, et panna oma rahvas vihkama kõike seda, mis on India. Ja kahjuks on see siiamaani siis vasakpoolsete India teadlaste hulgas see teooria veel elus. Peame mõistma, et oli olemas kõike hõlmav strateegia India tegeliku ajaloo tähelepanuta jätmiseks, katmiseks ja võltsimiseks. Mitte ainult sisse tungivad moslemid on üritanud seda sajandite jooksul teha, vaid ka britid, kes olid siis Indias vallutajatena. Vot selline kurb lugu. Nii et nii palju sellest teooriast. Nii, lähme edasi. See on siis selle tsivilisatsiooni ala siin. Algselt oli ta siis oma kõrge hetkel oli siin, näete Pakistani aladel põhiliselt siin, hõlmas siin Indiat kuni siin New Delhini välja. Aga tema siis tsivilisatsiooni asulaid on leitud ka siit Afganistani põhjaosast, kirdeosast, Iraanist, Türkmenistanist, ka Usbekist,
Tadžikist isegi siia Kasahstani siis piirini välja, et ta tegelikult juba oma kõrgajal olid juba vot need kolooniad olid tal siis olemas siin on see Amudarja jõe ääres oli ta tõesti juba nii-öelda märgid olid maas. Täpselt sama ehitusstiil, täpselt sama siis leiud arheoloogilist ja nii edasi, et identne. Ja kui nüüd siis kliimasündmus siin hakkas, siis ilmselgelt sellel laiuskraadil läks väga kuumaks asi, väga kuivaks. Ja kui lihtsalt loogiliselt mõelda, et tõenäoliselt sinna allapoole nad ei läinud, nad läksid loomulikult, paljud neist asutasid selle Kangese ala siin, Kangese ja siis ja Muna ala. Aga suure tõenäosusega ikkagi 5 miljonit inimest. Nad liikusid ikkagi siia, hakkasid siia ülespoole, siis tasapisi liikuma. Ja näete, siin on siis, ma olen siia pannud maha siis mõned sellised kohad, kus on siis arheoloogilised leiud praegu, ma räägin nendest ka lühidalt. On siis siin näiteks siis siin selline koht nagu siis Staraja Maina. Näete, Staraja Maina on siis siin, see on siis Volga ääres siin, väga ilus koht, selline jõekäär on seal. Staraja Mainast siis sealt on leitud asustust juba 20 000 aastat tagasi. 300. aastal oli selles linnas arvatakse, et 80 000 inimest, mis lükkab täielikult ümber praegu tegelikult Venemaa nii-öelda ametliku ajalookäsitluse, kus siis Kiiev oli siis sajandeid hiljem tegelikult nende arvamise järgi nagu esimene linn. Et Vene ajaloolased väga ettevaatlikult suhtuvad sellise infosse ja me teame, et Venemaa suudab väga hästi kontrollida oma ajalookäsitlust. Aga siis arheoloogide hinnangul oli selles linnas elanud 80 000 inimest, et seal kubiseb arheoloogilistest leidudest nii-öelda, nad ütlevad, et igal sammul võib midagi leida. Ja huvitavad leiud on, seal on siis leitud Kaali kuju, neljakäeline, mäletate ikka Kaalit jah, siis Tasha Mahavidja. Ja Vishnu kuju on sealt leitud, tempel. Siis on huvitav värss on Rik Vedas. Tam šati pašat šantam ekam starajat mainakalam. Mis tähendab seda, et Staraja Maina on maa 45 jõega. See on siis Vedades, Rik Vedas. Mille kaldal iidsed üllad rishid, nägijad, viisid läbi kuulsaid hobuste ohverdusi ja kus päikesejumal laskub 52-47. Lühidalt tähendab see seda, et see tsivilisatsioon valdas nad oskasid määrata siis geograafiliselt koordinaate täpselt, kus need asjad asuvad. Ja näete, siin on rishid, kes siis on sellised selgeltnägijad pühakud, kes siis vedade järgi asustasid Vene alasid ja kelle nimest tõenäoliselt on saanud siis Venemaa oma nime, ehk siis Rishland, Rusland, ehk siis rishid olid need brahmanad seal, vedalikud. Huvitav fakt, ma ütleks. Nii, Arkaim, sealt samas suht lähedal, asula 18-16 sajand enne meie aega, Utjakanka ja Karakanka jõgede ääres, poolsanskriiti keel, Kanga, Utjakanka. Ehitatud Vedades kirjeldatud universumi mudeli alusel svastika kujuline. Svastika on siis pärit sellest Induse tsivilisatsioonist, see on põhisümbol. Svastika sanskriti keeles tähendab heaolu soodustav ja head toov. Hitler võttis ja löötsis ta lihtsalt pärast ära. Siin Tashta, veel üks asula, sellise nimega ta praegu on, Ashta on sanskriti keeles 8, Sint on väga suure tõenäosusega sõnast Sintu, ehk siis jõgi või veekond, ehk siis 8 jõeala tõenäoliselt. Asula 1800 enne meie aega, et vaadake, siin need aastad ka klapivad ilusasti, kui meil sealt orust hakkas liikumine 2200, siis need asulad on kõik siin asustatud kuskil seal 1800, 1500 kuni seal, selle 2000 enne aega, et kronoloogiliselt ta klapib. Ja seal oli siis vasemetallurgia tugevad sarnasused matusrituaalidega, mida on kirjeldatud Rik Vedas. Selle perioodi leidudel on ühine nimetus Tashta kultuur, see on siis vene arheoloogide seas käival olev väljend. Ja näete, siin on üks kaart siin Michigani
ülikooli uurimustööst ma leidsin venelastelt, neid andmeid on väga raske leida. Kus siis näete, on siis need asulad kõik ära märgitud, kuhu siis selle kultuuri asulad kuuluvad. Siin näete, on siis siin kuni siis siit läheb kuni siis Venemaa osa, Kasahstan, et sellisel päris suurel alal nad seal olid. Et kui me siin kaartil vaatame, siis vot sellel alal on siis need väga sarnase kultuuriga ja väga paljude veedalike tunnustega asulad eksisteerivad. Nii et siis liikumine võis alata sellel ajal siit ja jõuda siis nendele aladele. Nii, nüüd tuleme siis Eestisse ja vaatame, kuidas see pilt kokku panna. Seda te ilmselt taha ei näe, ma räägin, mis siin oluline on. Kui me räägime nüüd Eestist, siis praegune käsitlus meie siis etnogeneesist on selline, et kõigepealt me teame, meil oli siis Pulli asula, Kunda asula, Kunda on muuseas puhas sanskriti-keelne sõna, ma ei jõua täna selgitada, mis see tähendab. Need olid siis pärast seda jää minemist. Pärast seda me teame, et tekkis meil siin kange keraamikakultuur pärast kuskil seal 3900–4000 enne aega. Ja seejärel siis tuli nöörkeraamika ja need mõlemad siis praeguste arusaamade järel on tulnud siis ida poolt. See nöörkeraamika oli väga suurel alal iseenesest, et ta nagu kattis väga suure territooriumi. Nii, aga ma zoomin natuke sisse. See nüüd puudutab siin Eestit. Näete, siin on 0 punkt meil on. Siin oleme meie praegu 2000, siin on 2000 enne meie aega. Ma panin nüüd siia selle kliimasündmuse. Näete, see 4,2 kilo kliimasündmus hakkas võt siin kohas. Ehk siis siit hakkas siis alt see Induse rahvas liikuma. Eestis väidetavalt rahvaarv kuskil 10 000 sellel ajal. Induse oru sai oma lõpu siis kuskil siin. Siin on siis tekkinud Arkaim, see asula, millest ma teile praegu just rääkisin. Ja Eestis juhtus siis selline asi, mida siis praegu meie arheoloogid siin väidavad, et meil on toimunud sellel perioodil kultuurikatkestus. Et sellest 10 000 eestlasest sai mingi hetk 2000. Ja see 2000 oli siis vot selles kohas siin 1300 kuskil. Ehk siis selle 700 aasta jooksul kukkus meie rahvaarv väga drastiliselt. Ja huvitaval kombel satub see kokku selle kliimasündmusega siin. See oli mu eilne avastus. Et kes teab. Aga ega keegi seda selgitada praegu ei oska. Katku meil alati varnast võtta ja sellist asjad. Igatahes sellest perioodist on väga vähe leida, 3-4 leidu arheoloogilist ja kogu lugu. Selle ajal nagu põhimõtteliselt midagi on, aga elu oli siin väga välja surnud. Kogu Eestimaa peale 2000 inimest. Siis, mis nüüd edasi toimub? Selle aja lõpul tulid meil Skandinaavia mõjutused, kivikirst kalmed, ehk siis see tühi koht mingil mõttes täideti. Kas siis tulid siis sealt ka mingil põhjusel, nad liikusid siia poole, igatahes need märgid on olemas. Et siit tuli meil Skandinaaviast. Ja siis tuli uus kultuuripilt tekkis. Ja selle kultuuripildi olemus on hoopis teistsugune kui varem. Ehk siis võt selle hetke me võime nüüd lugeda tegelikult selleks, kus meie siin tulime. Ehk siis see on siis, algas see siis 1000 enne meie aega. Ma olen siia väga julgelt kirjutanud siis eestlased. Sest et need esimesed tulijad, kes kõigepealt tulid sinna Kundasse ja Pullisse, need olid sellised tumedad, tõmmud, mustade silmadega. Nad tulid sealt kuskilt lääne poolt siis, need kütid korilased. Ja see nöörkeraamika, kammkeraamika kultuur, see oli ka tegelikult see olnud päris see. Aga mis siin toimuma hakkas? Näete, assokeraamika, tekstiilkeraamika. Ehk siis see on siis sama keraamika, mis on siis levinud seal Mustamerest, mis on siis levinud seal Volga ja Oka piirkonnas. Ja sellest ajast on seal kõik see luu ja sarvesimete inventar on kõik sealt pärit Volga sellelt alalt, sealt Uuralitest. Siis sellel ajal hakkas surnute põletamine, mis siis saavutas, näete siin pärast siis ajaruumist,
oli täiesti domineeriv, aga ta on siis kestis kuni siis vabadussõjani välja. Et sellel ajal hakati põletama surnud, ehk siis nii nagu vedelikuskultuuris seda tehti, see on olnud seal tava kogu aeg. Siis täiesti vastuvaidlematu fakt, mille siis geni uurijad tegid kindlaks, et sellel hetkel lisandus siis meie meesliini mööda meile siis see Y-kromosoomi haplogrupp M3A, mis on siis pärit Volga-Urali piirkonnast, mida esineb siis kuni 30–60% meesterahvastest tänapäeval. Ehk siis me oleme geneetiliselt pärit sealt Uralist. Veel, nad tulid siis lainetena siin 1000 aasta jooksul, tulid siis varased tarandkalmed, mis siis oma ülesehituselt täpselt sama põhimõttega, mis on tehtud siis need Urali äärsed kalmistud. Ehk siis jällegi see on tulnud sealt need varased tarandkalmidest nimelt. Siis märgid hiitest, seda seostatakse just sellega, et need hiied sageli on meil just nagu sellise mäekünka peal ja seal all siis olid need kalmed, need varased tarandkalmed, et suure tõenäosusega olid nad siis selle hiiega seotud. Et see on see loogika, mis siin taga on. Ja elanikkond oli rahulik, hauad olid igavad, sõjaristu ei olnud, põllumajandus, põllutöövahendeid ja sellist asja oli pandud kaasa, seal natukene vilja seal naistele ja käärid võib-olla või nõelakene. Hästi rahumeelne elu, põllumajandus oli levinud, inimesed elasid, tõenäoliselt oli kõik, karjakasvatus oli levinud, oli selline rahulik periood, 1000 aastat. Tekkisid mäepealsed kindlustatud asulad, need kõik tulid siis sealt ida poolt, sealt Tuurele äärest, pronksi valamine ja nii edasi. Igatahes siit sai nüüd see suur tõuge alguse. Ja nüüd, kui me räägime siis kaalimeteoriidist, siis me teame, et selle kohta on väga erinevad dateeringuid. Kõige värskem on siis praegu olev on siis siin kuskil 800 aastat. Ja kõige võib-olla, ma ei ole ekspert, aga mulle tundub siis, et arvamus on see, et kõige usaldusväärsemaid on siis praegu see 1400 siin. Aga ma kuskilt lugesin sellise asja välja, et see kaali müür rajati siis siin kuskil 700. Ehk siis kas siis need tulijad siis hakkasid kohe seda müüri siis rajama sinna kaali ümber. Täiesti võimalik, et neil olid olemas mingisugune info ja nad tulid selle meteoriidi järgi siia. See on teooria. Et nad ikkagi, kuna nad olid selles kultuuris ja see lugu, mis ma teile alguses rääkisin, võis olla selleks magnetiks, mis neid pani siiapoole liikuma ikkagi. Need on kõik teooriad. Nii, mul siit rohkem väga polegi rääkida. Selleks ajaks oli siis siin näete, kuskil 700 oli taastanud siis juba rahvaarv ilusasti 8000-ni ja sealt edasi ta hakkas kasvama. Edasi olid erinevad ajad, olid natukene rahulikumad, natukene sõjakumad ajad, eriti sõjakaks läks siis siin enne seda vabadusvõitlust just on. Ehk siis kronoloogiliselt, kui me vaatame, siis kõik ilusti klapib. Nendel sealt Induse kalastelt oli ilusti aega tulla siia ülesse. Ehk siis selline suurusjärk näete siin, ütleme siis niuke 5, 6, 700 aastat. Ehk siis põlvkondade kaupa, et nad ei tulnud sealt suure hooga, nad vahepeal peatusid ka seal baltlaste aladel, nad peatusid ka seal germaanlaste aladel, sealt tulid meie siis keele, Lääne-Soome mere keeltesse tulid need mõjutused, mis on siis me teame on olemas, on ju, Balti ja baltlaste ja siis germaani mõjud. Ma nendel nüanssidele peatud, ma ei ole ka ekspert, see on see, mida ma olen lihtsalt ise lugenud. Näete, ja siis see hüpoteetiline siis teekond on siis selline, et professor Walter Lang väidab, et nad tulid siit altpoolt, aga tundes nagu eestlase iseloomu ja teades, et eestlased on nagu väga jala ei käi, siis suht mugav oli siin istuda ikkagi paadi peale ja sõuda nagu vaikselt mööda jõgesid, et Volga tuleb peaaegu siia Väinani välja, näete, et paadil olid need kerged, et nad tassisid üle maa, et see ei olnud probleem natuke maad selle paadiga liikuda mööda maad. Aga kes teab, võib-olla nad liikusid ka siit altpoolt ja siit neid tuli siis erinevad sats, et üks sats tuli siia, üks seltskond ja teine seltskond läks siia ülesse. Ja nemad siis, osa nendest said need saamid ja see pool siis nagu sellest Uuralit keelte rahvast. Ja kui me nüüd siia peale paneme, siis meie hõimukaaslased, siis näete, kuidas see pilt ilusti siin kattub,
siin on mokshad, puhas sanskrit. Moksha tähendab siis vabanemist materiaalsetest kannatustest. siin on siis ersad, kelle esindaja meil just hiljuti käis Tartus esinemas. Marid, udmurdid, vaadake huvitavad, nad on ümber selle Stara ja Maina siin kuidagi ennast sättinud, on ju. Noh, me ei tea, mis see tähendab. Aga noh, ilmselt sel ajal, kui toimus see rahvaste liikumine, olid ka need rahvad siin teistmoodi positsioneerunud, et see on nagu ka praegune pilt sellest, mis ma siia peale tõstsin. Noh, muidugi neid on meil siin üleval veel. Komid, vepsad, neenetsid ja nii edasi. Minu jaoks oli oluliselt see põhimõte ja see kronoloogiline loogilisus. Kuidas on võimalik, et Tara Piita jõudis siit koos Shivaga ja kogu selle mütoloogiaga siia. Ja tegelikult mul on siin näiteks üks raamat Proof of Vedic Agriculture's Global Existence. Ja neid raamatud on palju. See on paks raamat, kus on kirjeldatud Euroopa riikide, Kesk-Aasia riikide, Jaapani ja Ameerika siis märke, väljakaevanemisi ja tunnuseid, et vedalik kultuur on olnud siis mingil hetkel väga levinud maailmas. Ja me peame aru saama, et see ei olnud religiooni toomine nii-öelda mõõgaga, vaid see oli lihtsalt tulid inimesed, kellel olid toas peldik, veega, klosett, veetualett, tulid aladele, kus oli teine tsivilisatsioon. Ja kõik, mis neil pakkuda on, võeti väga loomulikult väga hästi vastu. Sellepärast, et lihtsalt see oli parem. Et see käis hästi loomulikult, see vedaliku kultuuri laiali kandumine. Me näeme neid märke palju keeles ja mujal. Sellest ma kahjuks ei jõuda nüüd rääkida, ma tõmban nüüd otsad kokku. See oli nüüd see etnogenees, mille ma siin püüdsin ära selgitada, kuidas see reaalselt võiks olla võimalik. Siin on palju nüansse, veel lisaks ma kahjuks ei jõua nüüd kõigest rääkida. Kust leida seoseid? See on siis see, millest ma võib-olla räägiksin järgmistel loengutel, mille kohta mul on materjali, kui mul lubatakse seda teha ja kellelgi huvi on. Siis mina isiklikult olen leidnud sellised momendid, pühad kohad, ehk siis kivide kummardamine, hiite kummardamine, looduse kummardamine, veete kummardamine, allikate kummardamine, kõik. Kuidas see nägi välja vedalikus kultuuris? See on kõik seal olemas. Rituaalid pühakohtades. Kui ma esimest korda nägin meie maausuliste tseremooniate rituaali Hiies, siis ma pehmelt öeldes mul oli lihtsalt suu lahti, sest et minu jaoks oli see üks ühele vedalik kombetalitus. Väga palju ühiseid momente. Väga palju ühiseid momente. Meeleolu, kõik nüansid, toidu pakkumine. Väga palju sarnast. Jumalakujud, me teame, Hendrik rääkis meile, või kroonik Hendrik, et meil olid jumalakujud, isiksuslik aspekt, jumala aspekt, jumaluste kummardamine vedalikus kultuuris olemas. Esivanemate kummardamine, vedates on olemas isegi planeet nende jaoks, on olemas konkreetsed päevad, konkreetsed rituaalid, jällegi huvitav võrrelda, kuidas see on olnud võrrelda siis meie esivanematega. Pooljumalad ehk siis panteooni lai skaala, mis on vedalikule kultuurile ja filosoofiale omane, ka oli eestlastel, oli vägagi omane. Naise ema aspekt, jumalana Tara, jõgi kui naise aspekt, maa kui naise aspekt, shakti maa. Shakti maa, maa kirjutatakse 2 A-ga, sanskriti keel. Maa on siis nagu naise ema aspekt. Saara maa. Sarasvati, maa. Klassiühiskond muinas Eestis, me teame, et siis vedalikus kultuuris on varnavashrama süsteem, kus on siis kastid, üks ühe Eesti muinas Eestiga. Sõnad, eesti keel, väga huvitav valdkond. Mul on kogunenud juba päris pikk loengu jagu eestikeelset sõnumilest, mida võiks vaadata. Ja valdkonnad on huvitavad, on põllumajandus, hobustega seotud, kauplemisega seotud sõnad, elukorraldusega seotud sõnad, kombetalitustega seotud sõnad, rääkimata kohanimedest. Saaremaal on palju sanskritekeelseid kohanimesid, on hinduse küla isegi olemas, Mandri-Eestil on olemas, et see on väga huvitav teema, etnomoloogia ühesõnaga. Siis
Eesti mütoloogia, jällegi pooljumalad, teemonid, haldjad, kõik veedades olemas. Regilaulud, kirtan, oli siin. Inimesed teavad, mis kirtan on. Üks laulab ees, teised järel. Väga sarnane veedelik kultuurile. Kalevipoeg, mis on mul veel täitsa läbi töötamata, aga lühidalt 7 põrgukoda on vedades, on siis põrgus on 7 planetaarsüsteemi. Siis tarkuse raamat, tarkus, tark on sanskriti keeles argumenteerima, tõestama, väitlema. Et tark on sanskriti keeles sõnamtüü etümoloogiliselt. Kalevipoeg oskas selle ära kaotada. Oskas vedad ära kaotada eestlastele. Õigemini ta ei kaotanud ära, vaid ta äris selle maha vist. Siis maatmiskombed, sellest võib rääkida. Vedaliku kultuuri kerge omaksvõtt, jooga, karma kontseptsioon. Me teame uuringute järgi üle 90% eestlastest usub karmasse, et kui üldse millessegi usume, siis me oleme karma usku. Et see oli juhuslik. Taassünni kontseptsioon, väga vastuvõetud eestlastele. Mingit probleemi. Kristluse raske omaksvõtt, seda me oleme näinud läbi aja, kui raske on eestlastel seda Kristust ikkagi omaks tunnistada. Elustiil, rahumeelsus, meenutame kas või viimast vabanemist Ikealt. Mitte ükski püssi paukunud, mitte ükski nuge välkunud. Lihtsalt kergitati kabut ja mindi. Väga omane veedalikule kultuurile, täpselt nagu inglased läksid Indiast minema, täpselt samamoodi. Lõpuks, loomulikult see oli vägivald, aga lõpuks nad lihtsalt ütlesid, et okei, me läheme minema. Põllumajanduslik elukorraldus, lehmade rohkus, ma räägin siis muinaseestist, hobuste roll, kaubandus ja nii edasi. Ühesõnaga, teemasid on palju. Lõpuks paar huvitavat asja, mis mul on viimastel päevadel tulnud. Tuleb infot kogu aeg sisse. Me teame, et Taarale oli siis neljapäev pühendatud. Olete kuulnud sellist asja? Ei ole kuulnud. Neljapäev oli siis muinaseestlaste jaoks väga püha päev, kus siis võeti aeg maha õhtul, pidutseti, mängiti torupilli, tantsiti suvel vahel isegi hommikuni, pandi puhtad riided selga ja oli suur pidu. Ja siis käidi Hiites siis pühapidamas. Sellest kirjutab Mattias Johan Eisen oma raamatus. Tema poolt on kogutud minu andmetel üle 30 000 muistandi, mis kõik läbi töötamata, et ma ei tea, kes need kunagi läbi töötab. Et vedelikus kultuurist me ei tea paljust asju, mida me igapäevaselt kasutame. Me kasutame näiteks 10 süsteemi, mille siis, mis on siis vedelikust kultuurist. 0 on vedelikust kultuurist, ruutvõrrand, pi, kõik need on vedas. Ja me nimetame neid araabia numbriteks, aga siis Fibonacci oli minu arust see Itaalia matemaatik, kes siis põhimõtteliselt võttis selle süsteemi ja tutvustas seda siis Euroopale. Ja sellest said siis nii-öelda araabia numbrid. Algselt oli araabia hindu numbrid. Tegelikult on need siis vedalik 10 süsteem. Samuti 7-päevane nädal vedalikust astroloogiast, kus iga päev on seotud ühe planeediga. Näiteks esmaspäev on kuu, Monday. Laupäev on siis Saturday vastavalt, siis pühapäev on siis Sunday ehk siis päikseplaneet, teisipäev on siis Marss, kolmapäev on Merkuur, neljapäev on Jupiter. Aga miks see on huvitav? Sellepärast, et kui me nüüd võtame need taustad maha viidjad, need 10 sati laiendust, siis inkarnatsiooni, siis igaüks nendest esindab ühte planeeti. See planeet on väga informatiivne. Näiteks Saturn ja Jupiter on mõlemad guru. Üks on selline pehmem, teine tugevam. Saturn on sellise karmima käega. Ja kui me nüüd paneme need jumaluste nimed siia taha, siis palun väga, klapib. Ehk siis neljapäev on siis Jupiter, keda siis esindab Taara. Ja loeme uuesti, Taarale oli neljapäeval pühendatud. See on siis vedalik käsitlus. Kaalipäev on siis laupäev. Saturn. Nii, ja viimane asi. See on lihtsalt väike isu tekitaja sellest teemast. On tuttav pilt. Teate, millest jutt on?
alles kuu tagasi või palju siin pole palju mööda, 8. september oli vist, kui siis Marimägi, kui ma ei eksi. Marikamägi jah, vabandust. Siis Saaremaalt sellise suurepärase leiu leidis, mis siis väidetavalt on Rooma laua ees siis siin 300 aastat peale Kristust ja leitud siis ohverduspaigast. Ja sealt leidi ka muid asju, aga miks ta on nagu huvitav, et me teame, et see on siis selline ussi käevõru on, et see on nagu see ussikujuline. Neid on leitud ka Rootsist, aga näete, siin on siis meie valanna. Vedalikultuur on väga huvitav, ta alati sunnib meid minema läbi seina. Et see, mida me näeme oma mõistusega, ei ole tegelikult see, kes on Taara. Selleks peaks selle kõik lahti rääkima, see vajab aega. Tegemist on väga imelise naisterahvaga, väga kauni naisterahvaga, absoluutselt mitte vägivaldse naisterahvaga, nagu see kõik tundub. Aga kahjuks ma täna ei jõua sellest kõigest rääkida. Aga miks ma selle pildi valisin, tema need atribuudid on siin väga autentsed. Tema on siis, näete, ühes käes on sinine lootusili näiteks ja ühes on teemonite verega kausikene. Ma ütlen uuesti, ärge võtke seda oma mõistusega, seda me peame, siin taga on väga suur filosoofia, siin taga on väga peened nüansid. Ja see on kõik väga puhas, väga vooruslik ja väga nii-öelda tõstav tegelikult. Et see ei ole see, mida me näeme oma mõistusega. Aga millele ma tähelepanu juhin, palun vaadake neid, mis tal ümber käe on. Ehk siis, palun väga, kes leiab sarnasust. Taara maal on meil siis suhteliselt sarnane ussidest käepõrukene kullast. Vot, sellised lood, et läks loomulikult üle aja, meil on küll Mareki etteastene on veel 12 minutit, ma vaatan aega, et kui me teeme äkki mõne lühikese kommentaari, ma loodan, et teil tomateid ei ole kaasas, millega meid loopida. Kui on mingid argumendid, mõtted, arvamused, äkki isegi mõni küsimus, siis mis sa arvad, Marek, et üks 5 minutit 6, eks? 5 minutit, ma arvan, siis oleks ikkagi 10 minutit selline paus ka olla, et inimesed saavad natukene nagu... Ma ei tea, mis rahvas arvab, et on lubatud. Ma arvan, võiks ju selline olla selline väike nagu keskendus. Aga teeme mõne siis momendi, mõne väike tagasiside. Igatahes ma juba tänan ette ära. Näete, siin on minu meili aadress. Ma olen selle asja sees, peadpidi ja korrupidi, mul ei ole pääsu. Ja ma olin tegelikult täna natuke nagu eksamil, sest ma rääkisin esimest korda avalikult sellel teemal. Ja ma ise usun, et see on tõsiselt võetav teooria. Mind huvitab tõde. Ja paljud ajalookäsitlused, kui me vaatame seda Indusolu teemat ja kõike, on läinud oma rada just nimelt selle tõttu, et on meeletu enesekesksus, on šovinism. Inimene asetab ennast keskele, riigid asetavad keskele ennast ja me hakkame asju käsitlema nagu valet teed mööda. Ehk siis me ei näe enne tõde, kui me tõstame ennast keskelt välja ja hakkame vaatama, mis on tegelikult faktid, kuidas tegelikult ajalugu on kujunenud. Ja oleme lihtsalt avatud nii-öelda, ehk hakkame rohkem nägema neid jumalanna jalavälgi seal taevas. Nii, aga palun, kui on mõni kommentaar siis. Jah. See rändamine puudutab pigem keelust, sellepärast et keelukeel on radane sanskrit ja eesti keelest, mis leidub neid. Jaa, leedu keeles väidetavalt on, või leedu keele ülesehitus väidetavalt on sanskriti keele väga sarnane edasi. Aga lihtsalt, kui me vaatame siis keeleteaduste seisukohalt ja ka arheoloogide tõekspidamiste järgi, siis me oleme ikkagi liikunud eraldi. Et leedukad on liikunud eraldi ja me teame, et leedu keel ei ole Läänemere soome keel, rääkinud, ta ei ole kuulali keel, eks ole, et selles mõttes ta ei ole see grupp. Nad on sinna jõudnud, see kultuurimõjutus on sinna jõudnud natuke teist teed mööda, aga leedu keeles on väga palju sanskritiikeelset sõnu, tõesti palju. Et mul tuttavad ka leedukad ja ma tean ühesõnaga, et leedu keeles on palju sanskritti ja kultuurilisi märke. Ma rääkisin teile praegu seda, mida räägivad meie arheoloogid praegu, kuidas me sealt oleme tulnud. Et see pigem siit nagu lõuna poolt oleme tulnud siia ülesse.
vastasin või targutasin. ma arvan, et eestlased olid pigem sealt kuskilt tasu vaatanud, päris. Ma rääkisin teile seda, mis on praegu meie siis nii-öelda teaduslik seisukoht selles küsimuses, et kust me oleme tulnud. Ja me oleme tulnud sealt Oka, Kama, Volga, just nimelt Uurali siis lõunaaladelt. Et sealt poolt on hakanud see asi liikuma. Seda tõendab siis arheoloogia, seda tõendab siis geneetiline nii-öelda DNA analüüsid, et nendel andmetele tuginedes. Paistab, et rohkem ei ole. Jah. Kus sa veedasid sanskriti õppinud? Kus ma olen õppinud? No, ma olen neid lugenud ja uurinud võib-olla suurusjärk paarkümmend aastat. Kõik algas Ajurvedast pihta, Veenis ja sealt see asi läks. Kuni lõpuks leidsin endale õpetaja. Olen kuulanud sadade viisi loenguid, olen ise uurinud sisuliselt pidevalt neid, õppinud värsse ja värsside õppimisega koos hakkab see keel kuidagi vaikselt kõlama, üha rohkem tuttavaid sõnu tuleb ja nii edasi. Tasapisi käib, sest kriti keel on väga raske keel, et seda õpitakse aastaid, puht praktiliselt vedasid lugedes. Värss, värsi läbi, loed sõnade selgitused. Ja mingi hetk hakkavad need asjad lihtsalt korduma tasapisi. Et see on selline, ma ei ole metoodiliselt nii-öelda õppinud, kuigi on need võimalused olemas tõenäoliselt. Kui see on oluline, kuidas mina olen õppinud. Tõenäoliselt kõige parem on ikkagi õppida autentsest kuskilt allikast, kes ikkagi on kvalifitseeritud õpetama seda sanskritikat, kui on soovi. Aga rääkides sanskriti keeles, siis need algsed 4 veedat on kirjutatud siis selles algses sanskriti keeles, mis on väga keeruline. Seda sisuliselt tänapäeval enam ei õpita ega käsitleta. Et siis Panini oli üks selline tegelane ajaloost, siis, kes süstematiseeris selle vana sanskriti keele, siis see on tänapäevane see siis klassikaline sanskriti keel. Patanjali ka mängis seal osa selles keele süstematiseerimises. Et seal on nagu see grammatika on mõnevõrra lihtsam, kuigi sellele vaatamata see on väga raske keel, väga keeruline, väga kompleksne ja geniaalne keel. Sanskriti keel on lõputu keel, sellepärast see konstrueeritakse kogu aeg uusi sõnu. Näiteks ma toon teile näite, aarialane, eks see sama aarialased on ju. A tähendab minema, R tähendab kuhugi poole, eks aar tähendab liikuma kuskil poole, ar tähendab ka valge, ja tähendab sisuliselt jumal, eks midagi kõrgemat. Seal oli Jaadu dünastia, kes olid siis pandavad vennad, see on pikk lugu, kes siis olid kõik nagu jumala järgi. Ehk siis aaria ja aarialane on see, kes liigub kõrgemate väärtuste poole, see, kes liigub vaimsuse poole, see, kes liigub jumala poole. Ja Hitler võitles lihtsalt solkis selle ära, aga algne tema tähendus on see. Ja niimoodi kujundab see sanskriti keel, ta on nagu selline loomingu keel, kus on olemas siis tüved, juured ja selle peal see keel kasvab. Hästi ilus, hästi geniaalne. Hüva, ma arvan, et me lõpetame. Et meil lõunapaus saada või mis iganes paus, et ma saan aru, et sellest tuleb mingi tsükkel nendest arvutest. Tähendab, see idee meil Marekuga oli tegelikult suhteliselt spontaanne. Et meil mingit väga suurt plaani polnud, me mõtlesime, et prooviks ja üllatavalt hea tagasiside, nagu ma näen, et huvi on selle teema vastu. Minu pärast võib teha, kui on huvi. Minul on jutud teemalt jätkub nii-öelda kauemaks, et ma usun, et Marekul ka, et ma arvan, et teeme väikse tagasiside. Siin me saadame ringi käima ühe lehekese, kus siis, kellel on huvi, meiliaadress, nimi, et siis saab panna näiteks meililist, et kui midagi toimub, saame saata teile otse infot, et see on nagu üks viis. Jah, selle võib siis ringi lasta. Nii et ma ei tea, minu pärast võib teha neid loenguid veel, jah. Üks asi ma ütlen teile ära ka, ma ei ole suur reklaamimees, aga kui meil on tulemas, oleks tõesti selline järgmised üritused ka, siis nii ehku peal me seda teha enam ei saa, nagu me seekord tegime. Et siin on päris kena ruum tegelikult, aga nagu me teame, kõik maksab siin maailmas on. Et praegu me tegime selle ürituse tasuta, aga selle ees on üks väikene kena korvikene, kuhu on siis soovi korral ja huvi korral jätta väike annetus.
ja see läheks siis seemneks võib-olla siis järgmise ürituse jaoks, et siis me saaksime uuesti võib-olla seda ruumi siin rentida või siis ka midagi muud välja mõelda. et ühesõnaga natukene võib-olla paremini korraldada seda asja ka. ehk siis kui see asi nüüd sedapidi käima läheks, oleks väga lahe. ehk siis jah, seal ees on korv, Maret võib-olla veel pärast kordad ka üle, et ma tean, et need asjad peab kordama, aga see on täiesti vabatahtlik. Hüva, aitäh teile.